tuhanded noored mehed ja nagu ma sulle ütlesin, nad on sulle valetanud. Nad on öelnud, et abi vajavad süütud naised. Ükski neist ei ole nälgivad, vaesed lapsed. Need on mehed, kes on valmis tulema, valmis minema, valmis domineerima, valmis Hispaaniat üle võtma. Kas sulle tundub, et see võis olla korraldatud mingi ametliku organisatsiooni poolt? Mõned ütlevad, et oleme liiga kaugele läinud, et ujume vastuvoolu. Aga ma tahaksin teilt küsida, millal õiguste tunnustamisest sai midagi radikaalset? Mida me ometi just Hispaanias nägime? Ma ütlesin teile, et see oli invasioon ja need polnud lihtsalt migrandid, aga Hispaanias tulevad kaadrid on mind sõna otseses mõttes šokeerinud ja ma näitan neid teile. Sellel videol on lihtsalt teadmiseks 17 miljonit vaatamist, okei? See, mida te siin näete, on tuhanded Maroko mehed. See ajab mind tõesti haigeks. Tuhanded Maroko mehed tormavad üle mere, et murda ja hävitada Hispaania piire. Ja see pole veel kõik, see on hullumeelne. Ma mõtlen, kui sa seda videot vaatad, siis tundub see nagu troonide mängu sissetung. Ja nagu me oleme aastaid öelnud, on nad teile valetanud, et immigratsiooni vajavad süütud naised ja näldivad lapsed. Ei. See on täielik otsene infiltreerumine. Aga mis on selle juures nii hullumeelne, on see, et inimesed on küsinud, kuidas see juhtus, kuidas see nii läks, kuidas said tuhanded inimesed äkitselt koordineeritult tegutseda. Muide, mitte esimest korda. See on nüüd juba teine kord, kui tuhanded on üle tulnud ja piirile tormi jooksnud. Kuidas see nii läks? Noh, selgub, et tegelikult võib Maroko seda koordineerida, aga asi on isegi hullem. Ja me jõuame ka videomaterjalini, mis justkui tõestab, et Maroko võis seda teha. Täiesti juhuslikult vabastati samal päeval tuhanded vangid mingisuguse nende tähistatava päeva auks. Ja täiesti juhuslikult saadeti neist suur hulk ka Hispaaniasse. Hispaania juhtkond, Hispaania valitsus ei tegele selle probleemiga nii, nagu rahvas ootab. Ja kui ma ütlen, et rahvas ootab, siis ma mõtlen seda, et ma räägin teiega sellest, kuidas inimesed panevad okastraati oma kodude ümber, et takistada nende inimeste sissetulekut. Ja nüüd on tegelikult välja kuulutatud riiklik eriolukord. Räägime natuke lähemalt, mis täpselt toimub, sest see on tõesti täiesti hullumeelne. Okei, nii et tuhanded Maroko migrandid ületasid Hispaania piiri väikesesse Ceuta territooriumile neljapäeval, ülekoormates kohalikke juhte, kes on palunud Hispaanial välja kuulutada eriolukorra, kuna videod migrantide tulvast levivad sotsiaalmeedias ja ärritavad parempoolseid poliitikuid ja aktiviste. Kõige suurem küsimus kõigi mõttes on, kuidas see juhtus? Kas see on koordineeritud? Mis toimub? Ja loomulikult pööravad ka teised riigid sellele tähelepanu. Itaalia peaminister Meloni ütles, et tema järgmine valitsus on valmis reageerima migrantide lainele erakorraliste meetmetega, lisades, et ta kaalub piirikontrolli karmistamist Hispaania piiridel. Ja Itaalia ei jää lihtsalt pealt vaatama. Sotsiaalmeedias jagatud videod ja kohalikud raportid näitavad, et neljapäeval on tuhanded migrandid Ceutasse tunginud, mis Ceuta piiri politseinike esindava ühingu juhi sõnul põhjustas täieliku kaose. Ja ma mõtlen, vaadake neid videoid ise. Miks te arvate, et see oleks võinud põhjustada mingisugust täielikku kaost, kallid inimesed? Ma mõtlen, vaadake, kui hirmutav see on. See tundub tõesti nagu stseen otse troonide mängust. Lihtsalt tuhanded ja tuhanded inimesed tulevad. Seda pole võimalik peatada. Ja isegi kui oleks võimalik seda peatada, siis ilmselt valitsus ei arva, et see oleks piisavalt oluline asi, mida peatada. Ma mõtlen, vaadake ise. Tuhanded noored mehed. Ja nagu ma teile ütlesin, nad on teile valetanud. Nad on rääkinud, et need on süütud naised, kes vajavad abi või midagi sellist. See ei ole see, kuidas süütud naised välja näevad. Ma mõtlen, vaadake ise. Ükski neist ei ole nälgiv, vaene laps. Need on mehed, kes on valmis tulema, valmis tegutsema, valmis domineerima, valmis Hispaaniat üle võtma. Ja ilmselgelt see ei ole ainult riiklik, vaid ka rahvusvaheline hädaolukord. Miks? Sest see seab nüüd pretsedendi. Kui sa tahad sisse tulla, siis pead lihtsalt organiseerima suure hulga inimesi, kes piiri tormavad ja tegelikult ei tehta midagi. Ja miks midagi ei tehta? Noh, ilmselt on Hispaania juhtkond lihtsalt rumal. Mul ei ole paremat viisi seda kirjeldada. Selle asemel, et tegelikult sellega tegeleda, vaadake seda. Vaadake seda. Kas sa suudad ette kujutada, kui sa elad siin? Sa oled keegi, kes elab Hispaanias, selles ilusas rannakülas, linnas, mere ääres ja sa ärkad üles, vaatad aknast välja ja näed, et see toimubki praegu.
Nüüd vaadates neid inimesi, kas nad tunduvad sulle seaduskuulelike kodanikena? Inimestena, keda sa tahaksid oma linna tulema ja üle võtma? Vastus sellele on ei. Ja kui vastus sellele on jah, siis oled sa rumal. Ma vabandan väga oma sõnakasutuse pärast, aga see on tõsi. Sellist asja ei taha keegi oma linnas näha. See on hirmutav, täiesti hirmutav. Ja vaata, nad on tulnud ilma millegita, neil pole midagi käes. Ja ometi nad lihtsalt tulevad. Ja miks nad tulevad ilma millegita? Sest nad teavad, et nad võivad Euroopasse tulla ja neid võetakse avasüli vastu. Ma mõtlen, vaata seda. Parved ja parved ja parved võtavad üle linna, mis peaks olema ilus. Täiesti hirmutav. Hispaania enklaav Ceuta on praegu ülekoormatud, juba üle 1500 migrandi. Nüüd tundub see palju suurem. Ja Elon Musk loomulikult ütleb, et see on täiesti sissetung Hispaaniasse. Ja tal on õigus. Itaalia peaminister on sellele reageerinud ja nüüd on ka Ühendkuningriigis inimesed selle kohta sõna võtmas. On aeg üles ärgata, kõik. Ei, ma mõtlen seda tõsiselt. Lihtsalt vaadake neid kaadreid. See toimub täna Ceutas, Hispaania enklaavis Põhja-Aafrikas. Jah, see on Hispaania territoorium. 10 000, võib-olla rohkemgi, tungivad sellesse väikesesse Hispaania ossa. Võimud näivad olevat jõuetud midagi ette võtma. Ja jah, muidugi. Asi pole ainult selles, et nad on jõuetud midagi ette võtma. Olgem väga selged. Sanchez, see mees, ei tee midagi, mida ta peaks selle peatamiseks tegema. Ja kui sa temalt selle kohta küsid, pead sa kuulma tema vastust. No mõtlen, see on täiesti hullumeelne. Aga lähme tagasi selle juurde, mida me lugesime. Olgu. Väidetavalt ei tea nad täpselt, kui palju migrante on piiri ületanud, kuid arv on tuhandetes. Öeldakse, et piir on täielikult kokku värisenud. Ceuta piirkondiku valitsuse juht nõudis, et Hispaania kuulutaks välja riikliku eriolukorra ja suurendaks politsei ning armee kohalolekut piirkonnas, kuid Hispaania siseministeerium teatas, et ei saa kuulutada riikliku eriolukorda rändega seotud murede tõttu. Nad ei saa seda välja kuulutada, sest see ei näe välja nagu riiklik eriolukord ega ole sissetung. Kas sa suudad ette kujutada, kui natsid tungiksid riiki ja riik ütleks, Vabandust, me ei saa seda kuulutada riiklikuks sissetungiks. Muide, Cuetes on osa Hispaaniast. Tegelikult ei ole see päriselt Hispaania osa, mistõttu neil on oma piirkondlik valitsus. Pedro Sanchez, Hispaania peaminister, ütles postituses X-is, et valitsus on täielikult pühendunud viivitamatu reageerimise tagamisele Cuetese olukorrale, öeldes, et mobiliseerib kõik vajalikud ressursid ja teeb koostööd Maroko ning rahvusvaheliste ametivõimudega. Välja arvatud see, et vaatame nüüd ametivõimude salvestist. Öelge mulle korraks, mida teie arvate. Ma tahan, et te vaataksid seda videot tähelepanelikult, sest minu arvates on see üsna oluline video, eks? Nii et teil on veoauto täis inimesi, terve veoauto täis. See tähendab, et see on organiseeritud, eks? Ja kas te näete seda meest siin, kes seda juhib? Kas teie arvates tundub, et see on korraldatud mingi ametliku organisatsiooni poolt? Siis kui ma vaatan seda vormiriietust, ma panen selle korraks hääletuks. Mulle tundub, et see on seotud valitsusega. No võib-olla mitte. Võib-olla otsustas Maroko juhuslikult saata samal päeval tuhandeid inimesi siia, kui vabastati vanglatest ja arestimajadest tuhandeid inimesi, et tähistada midagi rumalat. Aga kui sa näed videot, kus veoki täis inimesi viiakse piiri äärde ja seal on järelevalve, mees, kes koordineerib veokit ja on selgelt mingisuguses vormiriietuses, siis pead endalt küsima, kas see kõik on lihtsalt eksitus. Kas see on lihtsalt kokkusattumus? Need tuhanded inimesed mõtlesid selle kõik täiesti ise välja. Ja kui sul on inimesed nagu Pedro Sanchez, kes väidavad, et me teeme Marokoga koostööd, et see välja selgitada, kas tõesti? Kas see on tõesti tõsi? Sest väljaspoolt vaadates mõtleme kõik, mis pagan siin toimub. Seda mõtlevad kõik. Kõik vaatavad seda ja saavad aru, issand jumal. Issand jumal, see ongi tegelikult invasioon, välja arvatud mõned lollid, woke idioodid, nagu näete selles videos. See on lihtsalt uskumatu. Sul on selline olukord. Tuhanded noored poisid jooksevad ja sul on see naine, hispaanlanna, kes filmib seda ja ütleb, tere tulemast, tulge sisse. Tulge sisse. Ja nagu Ritar Finder siin kirjutab, ma loon uue väljendi. Suitsiidne rumalus. Sest see on empaatia, see on rumal. Seista siin naisena, mitte täielikult riides ja tähistada seda, kuidas kõik need noored mehed sisse jooksevad, et üle võtta ja kiiresti laiali minna, on rumal. See on rumal ja ohtlik. Aga nagu ma sulle ütlesin, ei ole kõik Hispaanias rumalad ja ohtlikud.
Euroopa Rahvapartei, üks hetk, inimesed hakkavad oma kodude ümber okastraati paigaldama. Ja see toimub Barcelonas, et kaitsta oma kodusid majahõivajate eest, eks. See on lihtsalt täiesti hullumeelne. Ja sa näed, need on kaadrid Ceutast, kus kokkupõrked juba algavad. Ma mõtlen, kas sa oled üllatunud? Grupp noori mehi, kes on vihased ja tulised, tulevad sisse ning inimesed liiguvad agressiivselt mööda tänavaid. See on täiesti hirmutab. Ja nüüd näeme, et Hispaania sõjaväe sõidukid on otsustanud, et on aeg liikuda edasi Maroko piirile. Neile, kes geograafias palju ei tea, Ceuta on väike Hispaania linn, mis asub Põhja-Aafrika rannikul, piirnedes nii Vahemere kui ka Marokoga. Ceuta on kuulunud Hispaaniale alates 16. sajandist ning on üks väheseid Aafrika territooriume, mis riigile veel kuuluvad, sealhulgas ka Melilla, teine rannikulinn, mis piirneb samuti Marokoga. Nii Ceuta kui ka Melilla on sagedased sihtkohad Aafrika migrantidele, kes loodavad neid linnu kasutada Euroopa käravatena. Aga kuulake, see on Ceuta valitsuselt. Kuulake seda. Loen ette täna kõneisike kogu poolt vastu võetud otsuse, mis võeti vastu kõigi kõneisikute üksmeelsel nõusolekul. See kõlab nii. Seega kõneisike kogu erakorralisel ja kiireloomulisel koosolekul, mis toimus täna, 30. juulil 2026. On arvestanud meie linna püsiva massilise migrantide sissevoolu kvalitatiivse hüppega. On viimastel tundidel süvenenud, kuna inimesed on jalgsi sisenenud, ületades Taraya Limuuli ja samuti massiliselt. Peab kiireloomuliseks ja edasi lükkamatuks, et riigi valitsus võtaks vastu järgmised meetmed. Okei, nad ütlevad põhimõtteliselt, et kulge, siin on olnud sissevool ja see on katastroof ja me kõik oleme selles üksmeelselt nõus, aga vaadake neid inimesi, kes siin on. Meil on küsimusi. Meil on palju küsimusi. Meil on lihtsalt väga palju küsimusi, sest tundub, et võib-olla on midagi seestpoolt koordineeritud. Võib-olla ei ole. Praegusel hetkel ei ole isegi vandenõuteooria endalt küsida, mis toimub, sest need asjad, mida me näeme, on täiesti hullumeelsed. Kiirteade. Hispaania luure usub, et Maroko immigrantide sissetung Hispaania enklaavis Ceutasse on libalipuoperatsioon, mida korraldab Maroko valitsus kuningas Mohammedi käsul. Mitte ainult paljud armu saanud kurjategijad ja vangid ei ole nende 12 000 Maroko kodaniku seas, kes just enklaavi saabusid, vaid on ka teateid, et nende hulgas on Maroko armee sõdureid, kes toodi piirile veoautodega ja keda juhendas Maroko politsei. Siin kirjutab Elon Musk. Euroopa sooritab enesetapu, sest kedagi, kes taotleb varjupaika, ei saa välja saata, kuni tema juhtumit uuritakse. Hispaania ei vabane sellest mehest. Kuula seda. Hispaanias on see hullumeelne reegel, mille nad hiljuti lõid, et kui sa tuled ebaseaduslikult sisse, siis sind ei saa tegelikult välja saata enne, kui sinu juhtumit on uuritud. Ma tegelikult ei tea selle juhtumi üksikasju, aga see on üks neist enesetapjalikest hullumeelsetest asjadest, mida see mees, Pedro Sánchez, usub. Kuula seda. Mõned ütlevad, et me oleme liiga kaugele läinud, et me läheme vastuvoolu. Aga ma tahaksin teilt küsida, millal õiguste tunnustamisest sai midagi radikaalset? Millal empatiast sai midagi erakordset? Hispaania on ennekõike külalislahke riik ja see on tee, mille me valime. Väärikus, kogukond ja õiglus. Mõned ütlevad, et oleme liiga kaugele läinud. Infiltratsioon, rumalus ja ülevõtmine. Tegelikult just seda te ootasitegi ja tõite oma riigile. Hispaania on külalislahke riik ja see on tee, mille me valime. Sa oled loll ja sa oled idioot, täielik idioot, kui arvad, et see ongi see, mis toimub ja et sa peaksid lihtsalt mõtlema, et kõik on korras. Kõik on korras. Me võtame need inimesed vastu. Ma mõtlen, sul on tuhandeid neid inimesi, kes hüppavad veoautodelt maha. Maroko politsei aitab seda jõuga läbi viia. Ceuta valitsus ütleb, et see on hädaolukord. Tõeline hädaolukord. Hispaania sees püüavad inimesed oma piire kaitsta, paigalludes okastraati. Nad on pidanud kutsuma appi sõjaväe, sest see on tõeline sissetung. Selle vastu protestivad Hispaanias 100 inimesed, sest ühel poolt on tore ja armas mõelda, et peaksime mõned inimesed sisse laskma. Aga hoopis teine asi on see, kui tuhanded neist tormavad sõna otseses mõttes üle piiri ja me näeme täiesti pööraseid stseene. Vaadake neid. Ceutasse saabuvad immigrandid on naised ja lapsed. Paljud neist on alatoidetud. Aga see ei ole see, kuidas alatoidetud naised välja näevad. See on vale. See on vale. Ja need rumalad inimesed on seda valet uskunud. Ja see on Elon Muski käest. Wow. Olukord Hispaanias tundub hullumeelne. See on ilmselgelt paroodia. Aga just selline tunne ongi. Nagu tuhanded inimesed
tuhanded inimesed lihtsalt tulevad, tungivad sisse ilma hirmuta, teades, et Hispaania valitsus lihtsalt aktsepteerib seda ega tee midagi selle vastu. Need inimesed juba panevad toime kuritegusid, murravad kodudesse sisse, alustavad tülisid. Ja sul on selline juhtkond, kes ütleb, ei, see on suurepärane. Muide, nagu me juba ütlesime, on nad andnud massilise amnestia sadadele tuhandetele migrantidele. Amnestia on magnet, mis tõmbab ligi veelgi rohkem barbaare. Migrantide vastuvõtukeskused on täiesti ülekoormatud. Ceutas puhkeb täielik kaos. Ma mõtlen, kes oleks arvanud, et öeldes asju nagu me oleme avatud riik, me ei ole radikaalsed, me armastame inimesi, viib selleni, et hullumeelsed otsustavad teie piire ületada ja sisse tungida. Me ei arvanud kunagi, et näeme sellist äärmuslikku kaadrit, aga siin see on. See päev on käes. Ja kui sa oled ikka veel idioot, kes kasutab sõna migrant, siis tuletab see sulle meelde, et see on sissetung. Nii näebki sissetung välja. Nii näeb välja infiltreerumine. Unusta see viisakas keel. Need on naised. Ei. Nad tulevad kõike üle võtma ja hispaanlased peaksid end kokku võtma nagu ka kogu Euroopa. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.